Hei, see on kaua oodatud meie reisivideo. Kõik, kes on käinud Norras, ütlevad teile, et ta on üks ilusamaid riikidest maailmas ja nendel tuleb õigus. Ka meie oleme juba ammu unistanud külastada Norrat, aga see oli ainult tulevikuplaanides. See reis oli meie jaoks väga spontaanne, kuna COVID-i ajal on suht keeruline lennukiga reisida kõigi nende sertifikaatide kontrollimisega, siis me otsustasime, et me läheme reisile autoga. Reisi planeerimiseks meil oli 2 päeva, siis me ostsime laevapiletid ja siis planeerisime osa ööbimiskohti, ülejäänud siis vaatasime juba tee käigus. Aga kui te reisite turismihooajal, siis hoolikalt planeerige oma reisi, kuna Norra on üks kallimatest Euroopa riikidest. Me olime 8 päeva, kokku sõitsime 2500 kilomeetrit, külastasime seda märtsi alguses. Nüüd siis nautige seda videot, mis me tegime teie jaoks. Norra on imeline. Ilusamaid riike maailmas, mille iga koht on võrratu ja unikaalne. Kogu Norra läänerannikut läbivad fjordid, lahed ja saared, mäemaastikud ja lumised tippud on Norra rikkus ja uhkus. Vapustavad vaated, jahindus, kalapüük, huvitav ja meelelahutuslik ajalugu ja kultuur. Kõik see meelitab siia kogu maailma turiste nii suvel kui talvel. Paljud režissöörid on armunud Norra tänu oma fantastilisele loodusmaastikele. Siin filmiti Harry Potter, Captain America, Thor, Mission Impossible ja palju teised filmid. Enamik inimesi tuleb Norrasse vaid ühe asja pärast, suurepäraste fjordide imetlemiseks. Norra fjordid on mitu korda olnud maailma top 10 reisimiskoha nimekirjas. Meie ka sõitsime selleks, et imetleda ilusaid fjorde. Norra pindala 1800 ruutkilomeetrit. See on pikk ja kitsas mägedega kaetud maa, mille kogupikkus on 2566 kilomeetrit. Ligi 70% riigi territooriumist on asustamata. Riigi ahvarv on 5,3 miljonit elanikke. Norra on Euroopa kõige vähem asustatud riik. Umbes 50 aastat tagasi oli Norra üks vaesemaid riiki Euroopas. Paljude põlvkondade jaoks oli emigreerimine parim valik, eriti Ameerikasse, kus on rohkem Norra rahvusest inimesi kui Norras. Norra majandus põhines kalapüügis ja laevadega kaupade transportimises.
1969. aastal leiti Põhja-Norra mere šelfil suuri nafta- ja gaasimaardlaid. Norralased paigaldasid merepõhja naftat tootvad seadmed ja nüüd on nad maailma ühe tõhusaima tooraine kaevandamise kompleksi omanik. Riik, mis kiiresti muutus vaesest rikkaks. Norra on endiselt üks maailma suurimaid kala- ja mereandide tarnijaid ning suuruselt 3. nafta eksportija maailmas. Norra on üks kallimatest riikidest maailmas. Siin on kõrgemad palgad ja üks madalamaid töötuse määr ning loomulikult väga kõrged maksud. Me ei pööranud tähelepanu, kuid meie GPS valis meile teist teed ja suunas meid paralleelsele peamisele maanteele teele. Kuid me üldse ei kahetsenud seda, sest saime näha kogu Norra ilu ja selle suurepäraseid maastikuvaateid. Tee viis meid kõrgele mägedesse. Sõitsime mööda lumega kaetud teed, kus mõnes kohas ei kohtunud me ühtegi maja ja mitte ühtegi inimest. Te isegi kujuta ette, kui ilus see on. Ja hiljem tee tõid meid Serpantiini. Selle vaade juurde vaadake ise. Stegastein Norras on üks kuulsamaid vaateplatvorm maailmas. Turiste meelitab mitte ainult vaateplatvormist avanevad panoraamid, vaid ka ehitus ise. See on 3 meetri laiune platvorm, mis ulatub 31 meetri kõrgusele. Tee kaldub horisondile ja lõpeb järsu. Kukkumisest eraldab reisijalt vaid läbipaistev klaaspaneel. Tundub, et vaateplatvorm hõljub õhus mägede ja fjordide vahel. Platvormil tavaneb Sognefjordi ilu ja all on Aurlandsfjordi veed. See on Norra pikem Sognefjordi haru. Sinist vett ümbritsevad mäed, mille kõrgus ulatub kohati 1600 meetri üle merepinna. Keegi sellest ei kirjuta, aga vaateplatvormile tõusmiseks tuleb sõita 8 kilomeetrit mööda järsku mägi Serpantiini. Tee on kitsas ja üherealine. Vastu tulevate autode möödalaskmiseks on teel väiksed taskud, aga neid pole ka väga palju. Ja et laiali sõita, pidime sellise tasku tagurdama. Servadel pole piirdeid, nii et kui kardate kõrgust, olge valmis adrenaliini saamiseks. Undredal on väike küla, mis asub Norra suurima Sognefjordi ühe haru rannikul. Kuni 1988. aastani Undredal oli võimalik külastada vaid paadiga. Siin elab umbes 80 elanikku ja umbes 500 kitse. Mis teeb seda küla nii eriliseks? Undredal on kuulus tänu pruuni kitsejuustule, mille valmistamise retsept põhineb iidsetel traditsioonidel. Pruun juust on Norra visiitkaard. Maltsilt juust meenutab keedetud kondeenspiima, veidi hapuka järelmaitsega lõpus. Norralased peavad oma kohustuseks süüa seda juustu hommikul, lõunal ja õhtusöögi ajal. Sageli lisatakse sellist juustu vahvlitele, kastmetele või suupistele. Vahvlitega on see juust tõesti maitsev. Norras saab paljudest tanklates sellist vahvlit osta ja proovi. Aga nüüd tuleme tagasi Undredali juurde. See küla on tuntud oma valge ja pruuni kitsejuustu tootmisega. Tänaseks on see ainuke küla Norras, kellel on lubat toota pastöriseerimata piimast traditsioonilist kitsejuustu, mis on valmistatud vanade retseptide järgi. Kuid see küla on tuntud mitte ainult oma juustu pärast. Siin asub Norra kõige väiksem kirik, mis ehitati 1147. aastal. Kirikusse mahub vaid 40 inimest. 1962. aastal restaureerimistööde käigus seintel eemaldati mitu värvikihti, mille all olid muistsed maalid, mis kujutasid mütoloogilist olendeid ja loomi, märke ja sümbolid. Sellest ajast väike kirik on Norra suur väärtus. See koht on nii ilus, et otsustasime tagasiteel siin uuesti peatuda. Vaade aknast suurtele mägedele, vaikus ja selline hubane maja. Lihtsalt väike unistus.
Gudvangenis saab külastada viikingite küla. Rekonstrueeritud viikingite külas näete, kuidas keskaegsed sõdalased elasid rahuajal, kuidas nende elu oli korraldatud. See piirkond ajalooline koht, kuna 1000 aastat tagasi oli Gudvangen oluline viikingite kauplemispunkt. 1500 ruutmeetri hooneid, kus elavad inimesed, kes järgivad viikingite elustiili. Gudvangenis asub hotell, mille toad on sisustatud vanas stiilis. Kohalikus poes pakutavaid suveniire on mujalt raske leida, kuna neid valmistavad kohalikud käsitöölised. Gudvangeni lähedal asub Nörefjord. Selle nime on pühendatud jumalale nimega Njord, kaubanduse ja puritamise jumal. Nörefjord on Sognefjordi haru, mis on maailma kitsaim fjord. 2005. aastal kanti see UNESCO maailmapärandi nimekirja. Nörefjordi pikkus on umbes 17 kilomeetrit, samas kõige kitsam koht on 300 meetrit. Võimsad mäed, mille kõrgus 1700 meetrit, joad, rohelised orud, kõik need looduse imed ümbritsevad Nörefjordi. Turistide seas on see üks populaarsemaid sihtkohti Norras. Fjordi kaldal paiknevad väiksed asulad ja talud. Kui te sõidate mööda Norrat, võite märgata, et iga teine auto on Tesla. Norras ja eriti Oslos on kõige rohkem Tesla autosid elaniku kohta kogu maailmas. Norra on Teslade jaoks suuruselt teine turg pärast Ameerikat. Selleks on 2 põhjust. Valitsus toetab kõiki elektriauto ostjaid. Norra saab peaaegu kogu oma elektri hüdroenergiast, mis on odav ja puhas. Elektriautod on keskkonnasõbralikumad ja norralased väga hoolivad keskkonnast. Elektriautosid on viimastel aastatel müüdud peaaegu maksudeta. Kui te olete autoomanik Norras, sa pead maksma kõrget makse selle eest. Aga kui teil on elektriauto, sa ei maksa automakse, parvlaevade ülesõitude, tasuliste teede eest ja laadimine on ka tasuta. Bergen on Oslo järelt suuruselt ja tähtsuselt teine linn Norras, endine kuulus Hansalinn. Bergen on fantastiliselt kaunis linn 7 mäe vahel. Linnas on fjorde, järvi, mägesid, kõrgendikke, põlde, orge, jõgesid ja rikkalikult arhitektuuripärleid. Bergen kasvas tänu tursapüügile. Lisaks müüdi siin teravilja, kuid selle linna teelennetrump on Brüggeni kaldapealne kvartal. Lugematutest tuulekahjudest hoolikalt taastatud kaldapealne uitkvartal Brüggen on turistide lemmikpaik ja Bergeni tuntum vaade. See linnaosa kulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Brüggen ehitati Hansa ajal. Selles kvartalis on umbes 60 vanavärvilist puitmaju, kus on kauplused, muuseumid, kohvikud ja restoranid. Kindlasti tasub piiluda sissehoovi, et tutvuda selle linna endiste elanike eluga. Jalutades sisehoovis näete, et mõnede majade seined on juba kaldus, kuid seisavad endiselt. Peaaegu 25% Brüggeni hoonetest ehitati varem kui 18. sajandil.
Euroopas autoga reisimiseks on vaja kehtivat kindlustust ja ülevaatust. Teistest riikides reisijatel on vaja ka rohelist kaarti. Norrasse minnes kehtisid Eestis endiselt COVID-i piirangud, kuid Norras ja Rootsis neid enam ei olnud ning maski ega sertifikaati ei olnud vaja. Nii Rootsis kui ka Norras on tasulised teed. Kui Rootsis saab osta vinjeti, siis Norraga nagu kõik selles riigis on väga keeruline. Igal pool kirjutatakse, et saate oma auto registreerida tasuliste teede maksmiseks autopass.no veebil. Aga meil kulus päris palju aega selleks, et leida koht, kus saaks registreerida turismiauto ning me ikkagi pole seda leidnud, sest kogu aeg andis võimalust ainult registreerida kaubikud. Uurisime veel ja leidsime veebi e-pass24, kus saab registreerida oma auto nii Rootsi kui Norra teede maksmiseks. See on väga mugav, registreerida oma auto ja hiljem saadetakse arve. Aga Norras siis peate arvestama kiiruse piirangutega. Maksimaalne lubatud kiirus on 8 kilomeetrit tunnis ja kiirused muutuvad pidevalt. Just oli 40, siis on 60, siis uuesti 80 ja nii edasi. Meie jaoks on see harjumatu ja veel kui sõidate linna või asule sisse, siis arvestage, et nad pole kuidagi märgistatud, kuid seaduse järgi peate kiirust maha võtma. Teed on üherealised, ainult Oslo piirkonnas olid väiksed maanteelõigud. Reisi jaoks kasutasime HereWeGo äppi, laadisime uuemad kaardid, äpp ei vaja kasutamiseks internetiühendust, mis on väga mugav. Tihti kirjutatakse, et Norras on hea internetilevi, aga mõnes kohas ei olnud meil üldse seda. Sama lugu oli ka raadioga autos. Teel Oslost Bergenisse nägime rohkem kui ühe suusakurordi. Suusatamine on Norrast kõige lemmik talisport. Siin on üle 7000 kilomeetrit suusanõlvu. Norralaste kohta öeldakse üks nali, et nad sündivad koos suuskadega. Norra on suusatamise sünnikoht. Suusatamis leiutas norralane Sondre Nordheim. Teda peetakse kaasaegse suusatamise isaks. Norralased võitsid Tallinna olümpiamängudel kõige rohkem medaleid, 329. millest 118 on kuldsed. Flom on väike Norra külla, mis asub suure ja ilusa Sognefjordi kaldal. 19. sajandi lõpus hakkasid Flomi külastama Inglise ja Saksa reisilaevad. Turistid olid huvitatud Norra fjordidest, mägedest ja jugadest. Tänu liinilaevade reisijatele asutati esimesed hotelli Flomis. Tänapäeval külastab seda ligi 450 000 inimest aastas. Kuid inimesed tulevad siia mitte ainult fjordide imetlemiseks, vaid ka kuulsa raudteega sõitmiseks. Flomi raudtee ehitatud 1940. aastal. Flomi raudteel ei ole peaaegu ühtegi kaubarongi, peamiselt käivad reisirongid. 20 kilomeetrit raudteed ja teie ees on ilusad loodusvaated. Kiired jõed, joad, mis langevad mägedest ja lumised mäetipud. Flomi raudteerong peatub Kjosfosseni joa juures, kus saate teha suurepärased pildid. Kjosfossen ei ole mitte ainult imeline vaade. Juga toodab raudteele elektrit. Nii, aga nüüd siis ma ikkagi räägin, mis meil valesti läks selle reisi ajal. Ehk siis alustame sellest, et me jõudsime Tallinnasse ja enne laeva minekut mul tõusis palavik ja me mõtlesime, et me loobume ikka reisist, tegime igaks juhuks 2 COVID-testi. Nad olid mõlemad negatiivsed, kõik läks hästi, õnneks meil olid kõik ravimid kaasas ja siis järgmine päev oli kõik korras. Minu üllatus ootas mind siis, kui me sõitsime Bergenisse. Selgus, et me ületasime kiirust 8 kilomeetrit tunnis ja kui näiteks me oleks Eestis saanud umbes 30 euri ringis trahvi, siis seal meil kirjutati trahv välja summas 220 eurot. Siis, kui me jõudsime Bergenisse, ootas meid veel üks üllatus. Broneerisime ööbimiskoha Bookingi kaudu. Bookingis vaatasime ilusat pilte korterist, et kõik on puhas ja armas korter. Kohale jõudsime, siis ootas meid suht ebameeldiv ja väga külm korter. Kui te broneerite midagi, siis vaadake ikka tagasiside ka.
ja siis lõpuks tahan öelda teile, et Norra on tõesti väga ilus riik ja seda tasub külastada. Kõik, mis meie filmisime teie jaoks, ei näita päris seda, mida te näete oma silmadega. Ehk reisige, see on kõige paremad emotsioonid. Kui te meeldis meie video, pange like ja siis liituge meie YouTube kanaliga ja oodake juba järgmist videot. Nii et kohtumiseni!